Sealt kaudu. Veis on hakanud suunama turistide liikumist läbi minu koduhoovi. Tegemist on erateega, millel pole avaliku kasutuse luba. Sa ütlesid mulle, et sa oled anti-veisvend üldiselt. No jah, ma nagu ei protesti selle vastu, aga ma tahan arvata, et mul ei lähe vaja. Ma märgingi näiteks, et siin on udu, on ju. Inimestel tuleb teada, et sees on udu. Me reaalselt just keerasime politseiautoga siia sisse. Hoolimata veisi populaarsusest võib leida väga palju kriitikat selle kohta, et see juhatab vahel väga veidraid teid mööda. Äkki on mingi 10 autot järjest, kes kõik keeravad kuhugi jube veidrale teele, siis saad aru, et tõenäoliselt kõik kasutavad veisi. Eile ma taksojuhile, mul oli kiire ka, siis see veis näitas kuskile mutiauku jälle. Algoritmid ei tea paraku seda tegelikku olukorda. Katsetaks niimoodi, et kõigepealt sina siis nii-öelda antiveisvennana proovid jõuda ühte sihtkohta ilma veisita ja ma proovin samasse kohta jõuda veisiga ja vaatame siis, kumb saab kiiremini ja mis teid pidi me kohale jõuame. No aga ladna. Meie eksperimendi sihtkohaks sai Noblessneri iseteenindusliku Rimi juures olev parkla. Aga kui enesekindlalt sa praegu Noblessneri suunas sõidad? Üsna. Ma muidugi ei tea, kas see kõige kiirem tee on, aga ma arvan, et on. Ma jõudsin igatahes teiselt poolt vist lähenesin. Timer kinni, nii vaatame siis üle. No kusjuures mul läks kauem. Kui Maidukil kulus Noblessnerisse sõitmiseks ilma veisita 11 minutit ja 39 sekundit, siis minul läks veisiga aega 13 minutit ja 37 sekundit. Samas kui mu keskmine kiirus oli kiirem ja läbitud teekond lühem,